mõnine. Tõusin üles ja täna on laupäev, cheating day nii-öelda. Nüüd ma olen saanud teha cheating day, siis alles olid jõulud, aastavahetus, siis oli vist cheating day, everyday. Ja siis ka läks tigu päris käest ära. Kuutan ütelda vist selle üle 110 mul juba olla. Võistluskahal mul mingi hetk oli laval isegi 102 pluss 102, 92 vist umbes. Nii et arvestage ise. Aga fitness maailmas on see siuke väike kaalu lõikumine. Ja siis ma julgen kaaluda, jah. Ja siis nüüd ma eelmine nädalavahetus enne cheating day'd kaalusin. Siis oli 104,2 või 104,1. Täna on 102,2 või midagi 102,4 või midagi sükest nagu oleme, mis kell ärkad. Nii et ja eelmine kord oli ka cheating day, peale cheating day'd ma ka julgen kaaluda peale vahetult peale kaalumist või seda söömist. Ma kaalasin esmaspäeva hommikul ja siis ma olin mingi 105,9 vist. Nii et ühesõnaga loo moraal on selles, et ärge just tiitige kogu aega, kui te tiite näiteks üks kord nädalas, naudite toite, mida tahate, teeb õgima puhta. Kes tahab see õgib, kellel on probleeme kaalu kasvuga, siis ta peab õgima. Aga ühesõnaga kohvi pläriseb see taustaks, ma ei tea, kas see juttu nüüd peale jääb, aga ühesõnaga nautige elu, nautige fitnessi, nautige bodybuildingut ja nagu toitimiskuru ja suusatamiskuru Ats Loot ütleb, et kui naudite, siis julgege ka näidata, et naudite, muidu need, kes jälgivad teie blogisid ja blogisid, siis nad satuvad ikka täiesti valesse maailma oma asjadega ja siis lõpeb see alati äpardumisega, nutmisega, halamisega, kui raske neil on ja kui kerge kõigil teistel on. Et kui jälgite mingi võistlejate blogisid, mis on tehtud mingi kuu enne, kus seal on võib-olla tõesti rasvad maas, kalorid maas ja tohutu siuke mingi dieet maas ja kui te võtate selle niši üle ja hakkate seda aasta läbi jälgima, siis te olete lihtsalt, siis ei toimi lihtsalt. Aga mida ma hommikul siin söön, ega siin ei ole ka mingisugust hullu cheatingut nagu siin ma näitan on see müsli piimaga lihtsalt, mida mis on tegelikult täiesti normaalne söök tegelikult. Kohvi, siis võib-olla sprotid õliga, siis peekonit leiva peale ma määrasin seda määrdejuustu. Ma ei tea, mis määrdejuust see on. Mingi kreemjuust, mingi gourmet oma, vist tuleb päris hea. Siis võtab siit ühe siukse peekoni viilukese, vaadate leiva peale, tuleb mulle tadrikud. Ega muud olegi ja siis ütleme nii, et laavad kogusid ja siis natuke siin ka maiustamist, mingi stritsel. Mingi jõhvika, ma ei tea, mis kuradi asjadega. Väga palju seda ka asja võib-olla pool see on ära nagu. Ja siuke väike hommikusöök mul on, mitte midagi. Ma ei tea. Vahest kui vaadata nagu neid Instas toovisid asju, siis päris paljudel on siuke hommikusöök ongi siuke. Et mina siukse hommikusöögiga nagu pidevalt süües nagu ei suudaks nagu kaalu kontrollida, oleksin paks, aga miks mitte, vaatame, mis tänane päev veel toob meil. Peaks minema trenni, jalgu treenima ja siis võib-olla veel kuskile sööma minema, et süüa neid asju, mis nagu mida ütleme nii, et siukse asju, mis ei ole nagu võib-olla ka cheatingu, aga siukse asju, mille kaloreid on väga raske kontrollida, mille kaloreid on kõik niimoodi. Et põhimõtteliselt see on nagu minu jaoks cheating food, pluss on suhkrud. Et ma ei tea, mida Kati sööb, aga hea tisu. Mina söön. Pohlavast tritsel. Ja, mõnus mahlane. Mitte mingisugune mõtetu kringliga me Paides käies ossime 2 kringlit. Millised kringlid siis ostatasin tegelikult saia, siis seal sees on nii palju mingisugust kohupiima või moosi nagu. Need olid veel erinevate ettevõtete omad. Stritsil on ikkagi olema siuke mahlane ju. Ja siuke mõnus süüa, mitte mingit kuiva saianäärida. Kui ma tahaks saianäärida, siis vastaksin saia. Et ma soovitan jah. Ja siin on võib-olla ilmselt ka natuke proteiini sees, nii et pole hullu. Tiinistritsel.
on hea või? Mitu punkti 10 annad? Ma ei tea. 8-9. Et hästi paljud inimesed, hästi paljud, ma kordan, mingid 10,000 inimesed küsin, et mida ma enne trenni nagu, kas ma mingid lisandid tarbin või mida ma enne trenni nagu söön, siis et ma paljastan selle saladuse, mida ma söön, siis võtate selle shake'i ja kuna mul on siis kleeperis läinud, aga see on kollageen, et oma vanu liigeseid toetada ja oma vanadust edasi lükata, siis tarbin kollageeni igaks juhuks. Ja aminappeid, peetsa. Et kõiki neid lisandeid saate osta ka sealt toidulisandid.ee. Antud juhul seda küll ei saa, aga see on mul mingid võistlusel võitsime, kes seal Lätis äkki või. Et peetsaad sisse. Ja siis, mis on üks kindlasti mu, ma ei tea, üks lemmikuid tõesti, see ei ole isegi mingi tohutu reklaam, aga Rits Piana Erguti nagu, ta annab siukse, ma isegi kasutan seda kunagi täit kulpi nagu, et siis ta nagu natuke hakkab segama, et liiga niimoodi lööb kõik oma pildi, aga siuke hunnik ja aga seda peab umbes tarbima nagu mingi tund aega enne niimoodi, ma olen tähelepanu vähemalt minu organismis 45 minutit, et siis ta umbes see aeg on see, mis ta võtab, et see nagu toimima hakkaks. Ta annab siukse trenni siukse mõnusa nagu mõnusa siukse feelingu. Ja siia alla siis meile veel kaalimid ka. Kaalim on see, mis lööb teil võib-olla üks parim punkttoode jälle, et lööb nagu vedelikud ja asjad lihastesse tekib see mõnus punkt nagu. Ja et shake sisse ja siis lähme trenni. Enne vist lähme sealt Maardusle või toidulisandid võtame endale. Või Katja on sul midagi lisada? Ma arvan, et lähme enne trenni ja siis lähme Maardusse. Enne lähme Maardusse ja siis trenni. Ma mõtlesin just vastupidi. Ma mõtlesin just vastupidi. Lähte järgi. Et täna on jalapäev. Aga ette teeme natuke selga, kuna mul on selja paksust vaja. Et ülehomme on päris seljapäev. Aga kõik need aparaadid, mis te näete siin siis toidulisandid.ee, et sealt on võimalik vaadata HC Pro aparaat. Kindlasti on kõige kõrgema parema tasemega aparaadid, mis on tõesti rasked ja peavad ikka vastu ka. Aga see selleks. Train hard. Ärge kükitage nii sama nagu Kati siin. Situd seal või? Vaata kõige naine siin seina peale, mingi musklis ikka, mitte nagu sina peenikeste niitidega. Tuleb trenni teha. Väga rõve harjutus. Väga rõve harjutus. On jah?
tean küll, et mu püksid paistavad läbi. Ma olen seda 3 aastat teadnud. Reie tagaosa, üks väga hea reie tagaosa aparaat. Ta on natukene kaldus, et annab selle, raskem on teha, aga annab selle õige suhse. Kati näita seda kõige paremat rasvapõletat, mis siia müügil saab osta. Glenni on, trenni on, kõik on. Ma ei tea. See on nii hea rasvapõletaja, et isegi põletab kõik ära niimoodi, et võid süüa igast nagu mingi kooki, värki kõike. Siis võtad selle ja siis kohe nagu tekk pole vara. Kunagi tehti üks test sellega, et tort pandi sinna laua peale ööseks. Siis pandi üks tablett sinna, et pisteti tordi sisse, hommikuks oli tort kadunud. Tegelikult? Jaa. No, täpselt samamoodi see tekk kaob ka ära. Jah. Ja siis väiksed toidulisendi täiendused. Mitte, et ma reklaami teeks, aga neid ma ju tarbin. Kui ma võistluski valmistun, siis näiteks veimiks väga hea, õudselt hea hinnaga, hästi palju erinevaid maitseid ja seda ma teen peale treeni, teen proteiiniseigi ja siis kui ma teen munavalge näiteks päeval, nüüd ma panen vähem, aga siis kui ma hakkan vitamiine sööma, siis muidugi rohkem mingi 10 munavalget. Ma segan munavalgetele seda sisse ja panni veel üle lasta. Sest munavalgete või maitse mulle on suht rõve, et ma ei ketsupit pane, et siis on ka rõve. Ja kuna mul on su kiiksuga inimene, siis mulle meeldib maguseid või neid soolaseid nii-öelda asju teha magusate kalorivaaste kastmetega. Mida ma tarbin praegu võistlussooja väliselt. On peanud butter pähklivõi, mida ma siis tarbin nii-öelda rasvatallikana. Ja väga elementaarne asi. Vitamiine ma söön üldiselt arva, aga üks vitamiin, mis mul kindlasti sees on D-vitamiin. Vitamiin 5000 IU-d, 250 kapslit, et kestab odavamalt, siis kirjutage mulle. Ja vaadake, kuna vala mees ka, siis on vaja sihukest asja erektsiooni parandamiseks. Ja et mehelikkuse alus on testosteroon ja kui soovite, et teie keha testosterooni tase oleks üleval, siis ta nagu natuke kallis see toode on, aga ma usun, et see toimib ikka väga hästi, nii et mida kõrgema testosterooni tase, seda madalama keharasva, seda rohkem on ka lihastel toonust, nii et kes on juba pluss 30, siis abiks ikka. Mis me nüüd edasi teeme? Kus me lähme? Peaks sööma minema kuhugi, polegi täna erik sööma. Oleme Lidosse. Lähme Lidosse. Ma ei taha Lidos nii õhtu on niisugused hangud ja rasvased toidud ja süda. Lähme Noisse. Noisse. Noisse või? Saatame 8 aega süüa. Ma võiks seda 24/7 nüüd, sest kuni oma elu lõpuni süüa. Vaata, mõtleme. Tegelikult tahaks veel pannkoogi restorani minna, et kes tahab, läheks kunagi koos pannkoogi restorani, peaks laua kinni ja sellepärast, et Kati tegi mulle kingitusi, et piiramatut pannkooki võin süüa. Ja ma usun, et kes kaasa tuleb, siis Kati teeb neile ka välja. On nii või? Jaa, muidugi. Võt, lähme siis vaatame. Nii, duubel 3, kuna mul läks video kinni vahepeal. Tellisime. Kurat. Ühesõnaga, tellisime kanatiivad. Kõigepealt eelravaks. Paneme kahvust ka.
ja täitsa head minu jaoks. Kuigi mulle Mailis on kastmeliga kohe neid tiibasid. Aga Kati sööb ka siin. Kuidas sulle maitseb? Et see on küll ja väga head on. Ei, on küll jah, täitsa okei. Siuke mõnus koht minu jaoks. Teist korda oleme siin juba. Söögil on tunduvad head. Kesklinna kohta isegi ütleks odavad. Ja autod saab tasuta parkida. Nii et ilus koht on ka. Soovitame soojalt. Seest vaadata siis aimata, et võib-olla hinnad on isegi võiksin kallimad olla. Kati võttis 8 jalad või? No 8 jalg on üldjuhul hästi kallis igal pool, aga siin on nagu reaalselt üks kõige parem 8 jalg, kus ma söönud olen ja see on mingi 10 euri ainult, et väga paljudes kohtades on isegi üle 20. Nii et soovitan, kellele meeldib. Mina võtsin, ma tahan teada, mis maitsega siin see pasta on, mulle meeldib pasta. Ongi vaaglik koogi ka. Need on valed tiivad meile, me tellisime 9 kõike, aga tõi 6. Kui sulle meeldib arve peal. Muidu hea koht, aga liiga vähe toodi. Mega hea. Jube sul taldriksist tundub see ports on küll suht väike nagu, aga noh. Sul on väike taldriksist tundub see 8 jala peenis veel suurem nagu. Nii et let's eat. Mikime siis. Oh, siin on siuksed ei ole väiksed makarad, pikad spagetid. Mida? Mis asi see nii päris paprikane, või see mitte paprikane, aga siuke chili. Maitseb, kuidas see tuleb. Kohtab tuli kohe lihase põndi. Ma võtsin selle testo. Tunned sinna. See oli see Kokal vist läks tšillipurk ümber. Noi pasta. Ja noh, eks sööme ära, tšilli pidi põletama keharasse ja see testosteroone booster, see mis ma ossin, see hakkas kohe tööle vist nähta, muskul läks kasvama kohe. Ja Kati paprikat endiselt ei söö vist. Ma isegi ei taha, et sama taldrikul oleks. Ühesõnaga, väga palju siin seda ei ole, et väga palju valereid ei tule, aga naudime lihtsalt nagu sööki elu. Spannkoogid. Tunduvad siuksed paksud. Ma ei tea, natuke võiksid kuidagi pehmad olla. Suht siuksed Nätskad tunduvad. taimesed. Aga maitse on hea ju. Maitse on hea või? See on siuke, noh, siis nimetame seda cheatimiseks. Ühesõnaga. See on ikka, sööme ära ja teeme poodi, ostame poest midagi head veel ja koju. Jätust ka. Mõdu ka või? Tõsi. Mis teed siin? Vaata kaamerasse. Vaata kaamerasse. Vaata kaamerasse. Siis kui kassil kõrvu ei oleks, siis näeks selline välja. Ühesõnaga käisin poes, vaatasin, mis me siis poest ossime. Natuke õhtul nokitsemist.
peekoni šipsid. Mõtlesin, et mekime neid külmutatud letist mandlitega mingisugune. Mis ta on? Kook. Sa arvasid, et see on kanakoipe? Ja siis mutaku kaku kook. Gluteenit on mutakaku kaku. Ühesõnaga mingi mutakook. Seda peab vist lihtsalt kas seisad, sulab üles või siis mikrolainahjus. Täisi tuleb, tahta midagi. Siis natuke kommi nosimist. Ja mõtlesin, ma ostsin seda Prisma leitist Ohtbusfeest, ma ostsin endale kartulit ja siin on šingitükkidega ja koorega mingisugune pläust. Täiesti fitness toit nagu. Ja siis et asi libedamalt alla läheks, siis saku kulda ka natukene. Ja mis me veel ostsin? Siin on nüüd toiduisandid. Tühimad ühest läheb kõik. Mida? Ja siin on, siis ma ostsin veel kanatiibu. Kuna seal ei väheks, meile toodi vähem tiibu, kui me tellisime seal selles noisis. Mingi aisti, jogurt, siis kalorivaba mingisugune katilemikud, Bounty, kartulit ja siis need ongi kõik või? Jah. Ehk et ei midagi põnevat, ei midagi mingisugust ekstreemset. Kui päris siuke dieet ei ole, siis nagu cheating day'd on ka siuksed, pole nagu tohutud sisse kühveldamised. Aga võibolla see sõltub jälle päevast ajast nagu, et ühesõnaga jah, et tehke oma fitnessid ja on võimalik ka nautides seda teha. Ainu. Alustame negatiivsematest ilmingutest on see, et meid on vähe, Eesti on väga väike riik, eks ole. Ma olen mures muidugi. Maitseme siis kuidas on. Täitsa hea. Täitsa mõnus pläus siuke. Või mis sa Kati arvad? Mis pläust? No see kartuli ja lihatüki pläust. Kuidas sa õske, kui mina ei maitsesin? Ma arvasin, me oleme nii need hingesugulased, et kui mina maitsen, sa tunned ka seda maitset. Ju siis ei ole. Ühesõnaga jah, fitness toit, siuke süsivesikud, rasvad kõik. Nagu ma alati ütlen, et tähtis pole mida te sööte, tähtis on alaras ehk palju te sööte, aga kuna siuke toit on siukene, kus on kõike palju segamini sees, siis lihtsalt ei ole hommik alaras seal arvutada, lugeda, et see on see vahe. Aga ühesõnaga, mis me täna veel teeme, Kati, kuule? Kas krõpsu saab? Väga hea asi. Jah, et köögis on krõpsud olemas, siis peekoni krõpsu ka siis. Seal, kus sa elad. See on, ei ole mitte ainult bürokraatia, see on see, et maitseme siis, kuidas siis need külmutatud koogid on. Kui magus. Sellise mandlitega. Siuke ülimagus, siuke lõganega. Ülimagus lõga, ise ostsid selle šokolaaditordid, mis oli mingi 10 korda magusama. Ei, see on siuke hoopis teistmoodi. Ja siis see, mis asi siis oli? Maadcake. Need on šokolaadikoogid. See ei ole šokolaad, see on suhkrukook, see nagu suhkur nagu krõmpsub sul kuradi hammastel. Tahab proovida? Nagu sulle peaks ju sobima. Ei no jah, selles mõttes, kui magusa puudus on, siis küll jah. Tahab proovida ka. Ühesõnaga, kes ta ülimagusad laksusaale tunneb, et kuidas suhkruterad krõpsuvad teil hammaste all, siis ostke. Ta on nagu brownie
browni magu samamoodi. Ei, ikka külmutatud asjad ikka ei ole õiged asjad, ma arvan. Kui tahate tervislikult toituda, siis oske... Taimikook või pea. Siis tervislikult tahate toituda, siis oske ikka värsket kooki. Külmutatud tore kooki oli ka. Ühesõnaga jah. Noh, nii ja naa, süüa võib, aga hiilged magusad, natuke ebameeldivad magusad. Konsistents. Mudakoogil on natuke see konsistents või see tekstuur on natuke kuidagi mugavam minu jaoks. Aga teine on siuke pehme ka, siuke pehme, siuke... Noh, jah. Väga hea. Jou. Et räägime natuke fitnessitest ja kaalujälgetest ja inimestest, kes tahavad kaalust alla võtta. Alati on tore, kui inimesed tahavad, nagu tema seal, tahab kaalust alla võtta. Ja noh, inimene kaalub hästi palju ja siis on vaja kaalust alla saada. Siis ta teeb mingit jälgib toitumiskavasid, sööb kana ja siis üldse siuksi erinevate treenerite neid teeb trenni ja kavasid ja siis joob suhkruvaba mahla. ja siis on hästi tihti on nagu siuke asi, et kindlasti tuleb sulle tuleb tuttav ette või siis su tuttavale mõnele sõbrale peale on tuttav tulnud ette. Et hästi siis on tere, ma tahtsin kaalust alla võtta ja ma tegin dieeti ja... Ma tean juba, mida sa ütled. Olgu, mina olen Andres ja mina olen ülekaaluline, mina kaalun 130 kilo ja siis ja tema minu kõrval on, mis sinu nimi on? Mis su nimi on? Mari ka on ülekaaluline. Palju see kaal eile oli? Sott 70. Sott 70 oli Marile. Me oleme siin perekond Andres ja Mari ja siis me tellisime selle... Argamäelt. Tellisime Eerikult selle kava, toitamiskava. Tegime trenni ja siis käisime seal MyFitnessis käisime ka ja siis kaalusime ennast, algul oli väga hea niimoodi, esimene päev mul kohe läks 5 kilo alla ja siis väga hea, siuke motivatsioon oli ja aga siis ma kaalusin täna hommikul ennast ja mul oli kehakaal oli tõusnud. Mige perse tõesti raisk, nüüd ma söön, ma issin endale siin 2 kooki, nad on hästi magusad. Nüüd ma söön, panen tähe Eerik nagu mul lihtsalt kaal nagu langes ilusti, aga nüüd tõusin natuke. Ma maksan teile kõigile kätte, ma söön nüüd ennast. Mari, võta. Lõpeta Mari, võta. Appi, kõik kukub maha. Mari, söö ka. Maksa kätte neile. Sellepärast, et sul oli kaal juba 170 kilo. Siin pidas teed. Temal ka kaal hommikul oli kõrgem ja lihtsalt niisugune pettumus oli. Ma maksan kätte teile kõigil, ma söön nüüd ennast lihtsalt paksuks. Ühesõnaga, see on nagu, sa ei saa aru, vaata, inimene on masendus ja siis hakkab sööma. Aga see on hästi kõige loogilisem käik ongi see, et kui te tahate kaalust alla võtta dieeti pidada, siis tegelikult see peab ikkagi iseendast tulema, ma arvan, et ise võtta tahtma mitte nii, et ma nüüd võtan kaalust natuke alla, kaal jäi pidama, võib-olla üks päev isegi tõusis ja siis, mis saab olla veel loogilisem olla, kui et süüa kõigid ennast veel rohkem paksuks nagu. Et ma arvan, et jah, et see on kõige parem liigutuse käik üldse nagu. Aga mis selline see tänane päev oli? Ja vaikselt nokin komme sööta. Täna tegelikult isegi kuidagi, ma ei tea, need kisu isegi ei ole nagu. Et mis me veel siin? Üks jäätis on veel. Ühe jäätise tahame ära maitsida, proovime testime, et kus maitseb, siis saate ka minna poodi. Ja... Tegelikult oleks taht kõik 4 maitsetust, aga vaata rotid, et siis korraga nagu ei
ei jaksa osta. jah, või võib-olla on äkki siuke firma, mis nagu on nii kehv, et siis nad jäävad sinna kappi seisma. sest mulle meeldivad jäätised, mis tegelikult on nagu natuke kuidagi tunduvad lahjad, ma ei tea, kas need väga lahjad on, aga ühesõnaga oli lahe. Subscribe'i ja mis asja te veel teete? Like'iga. Ja siis kirjutage, millest te tahate videosid näha. Kirjutage ja joonistage. Miau. Tere ja täna siis lõpetame siis õhtu jäätusega. Oled piisavalt ilus või? Ei. Minu jaoks oled sa ikka maailma kõige ilusam. Aga ühesõnaga, me siin Katiga mõtlesime, et mingi aasta alguses või ei, mitte aasta alguses, eelmise aasta lõpp, et kogume natuke raha, et jäätist osta, sest ega tänapäeval jäätis nii kalliks läinud, ega normaalne inimene, tavalihttööline ei jõua ju jäätist osta. Mis on suht haige nagu tegelikult, kui hakkad mõtlema. Krooni ajal üle 100 krooni mingisugused jäätised nagu. Jah, ühesõnaga, aga siin me võtsime SMS laenu lõpuks ja tõime poest ära. Kõiki maitseid ikka jõudnud osta, sellepärast, et meil see sissetulekute nende asi nagu ei võimaldanud suuremates laenu võtta. Valisime välja tadu jäätise. Seda tadu jäätis toodab mingi selles stiilis, et on Kanada jäätis, Ameerika jäätis. Siis oli Jaapani ja need, mingi Hawaii äkki. Ja need olid ühesõnaga erineva maitsega. See on see, millel on vaata see vahvlijäätis on musta värvi vaata. Ühesõnaga me siis lõpuks seal mingi paar tundi läks meil aega muidugi, et millist me siis võtame. Siis me otsustasin, võtame selle Kanada oma. Kanada oma oli vahtra siirupiga. Ja siis mäkime üle, et siis kui te lähete nagu poodi, siis et kas on mõtet SMS laenu võtta või kas te ostate endale auto või ostate jäätist, et siis tulete valida. Vaatame, mis lahti käib. Tõmbate lihtsalt niimoodi kaanest. Ja tõmbate siit kaanest. Siit kaanest ja vau, milline jäätis. Lõhna ma ei tunne. Ja kuna ma olen fitnessid, stopp. Kati läheb makerat ka ette. 222 kalorit, 11 rasva, 18,7 süsikat, 3,5 valku. Põhimõtteliselt on see proteiini jäätis, see on 3,5 grammi proteiini. Nii et mäkime siis. Täitsa hea. Ta ei ole üldse paks või siukene koorene, ta on nagu piimane. Hästi aga siin kaane peal ongi need, et tehtud naturaalse piimaga. No võt, kui hea, nii et kui te vaatate meie testimisvideosid, siis ärge kahegi minu testimisvõimatus. Tegelikult on siuke mõnus kerge, ei tundu või? Kati tisside peale. Ühesõnaga, see on nii päris hea jäätis nagu, ma võtan veel hampsu. Jäätis on siis hea, kui peale esimest hampsu ei tunne, et rohkem ei tahaks, suus käib ringi. Ei jõua süüa rohkem. Mis asjad see pähk? Kreeka pähk tükid. No põhimõtteliselt nagu vahtra siirupit on natuke pole liiga palju. Preemial vist on ka see Kreeka pähkli vahtra siirupi jäätis. Aga ta on siuke piimane ja siuke mõnus kerge jäätis, mis on nagu kindlasti teistmoodi kui tavajäätised. Mina küll soovitan. Täitsa hea on jah. Kui raha leiate, siis ostke. Kuna see on hea, siis proovime ka teised maitsed ilmselt teha. Jah, aga palju see maksis tegelikult? Mingi 4 eurot, 4-5 euro vahest. Nii palju ei olnud. 3 millegagi minu meelest. Seda ma tean, et kaupmehest on soodukaga, sest on 2 millegagi. Okei. Nii et ei ole ka mingi mega kallis. Jah, võrreldes teiste jäätisega. Hea jäätis, mulle küll meeldib. Nii et oske tadu jäätist, uus fitnessi soovitus. Minu meelest sellel tadul on kõik jäätised päris head, mis ma vähemalt proovinud olen. No, ma ei tea, ma vist ei olegi proovinud. Oled küll seda kas ole, see on, kus käin see
salaja jäätis sa oled proovinud. sellepärast see raha kadunud ongi kunagi raha ei ole, millega peaks raha ei ole. Rohkem ei olegi vist proovinud, kui sa talud seda musta, aga see oli küll väga hea. nii et tehke cheating day, sööge jäätist ja nautige elu ja everyday is cheating day. No mitte päris everyday, aga peaaegu.